tere tulemast Musta kassi taro lugemisse Lõvid. Siit tuleb lugemine teile nädalaks 11 kuni 17 mai. Ma olen teile siia valmis pannud 7 kaarti ja vaatame, mis neil kaartidel teile siis selleks nädalaks öelda on. No Lõvid, ma ei tea, mis teil viga on, aga seda vaesuse kartmist ma näen ka sellel nädalal. Eelmine nädal te kartsite vaesust, et raha saab otsa ja teil ei ole piisavalt. Siis nüüd esimene kaart on jälle see müntide 5, mis tähendab minu jaoks vaesust, puudust ja kimbatust. No ei saa ju raha otsa. Ma ei ole mitte ühtegi vaest lõvi näinud. Isegi kui lõvil ei ole hetkel raha, siis tal on nii palju igasuguseid ideid, tarkust ja peale hakkamist, et see raha tuleb, uksest aknast tuleb teile raha, armsad lõvid. Ärge kartke seda vaesust, aga vaatame järgmiseid kaarte ka. Edasi on teil siin mõõkade rüütel ja siin all on ka mõõkade kuningas. No nemad ütlevad seda, et asju lõvid tuleb ajada seaduse järgi. Ajage asju seaduse järgi ja õigluse kaart on teil siin ka väljas, mis minu jaoks tähendab kohtumõistmist või midagi sellist. Jah, ameti nagu kusagil mingite võimu esindajatega kas kohtumist või mingisuguse jama lahenemist. Ma ei tea, võib-olla teil on olnud siin mingid vaidlused kellegagi, aga kuna siin on olemas või välja tulnud mõõkade rüütel ja mõõkade kuningas, siis kõiki asju, mida te ajage praegu seaduse järgi. Kohe nii, et näpuga lausa järge, et keegi ei saaks kusagilt kinni haarata. Teil on ka siin sauade 2. No sauade 2 on valik. Valik on selge, valida tuleb õigluse tee ja õiguse tee. Te ootate ka mingisuguseid uudiseid. No see võibki olla kõige sellega seotud, selle sama õiguse mõistmisega. No kuna see õiguse kaart on teile välja tulnud, siis õigus on küll teie poolel, aga siin ongi see, et tuleb ajada kõiki asju nagu seadust järgides, nagu reeglite järgi mängides. Et praegu ei ole aeg mängida musta mängu, ütleme niimoodi. Et praegu tuleks vaadata asjadele nii, nagu peab. Teha plaan, panna asjad paika ja tegutseda plaani järgi. Ajada näpuga kõikides lepingutes järge, lugeda ära ka need peenikeses kirjas olevad tekstid ja siis lähebki kõik väga hästi ja õiglus on teie poolel. Ehk see õigluse kaart on selline, mida ei saa ära osta. Et see ongi mustvalge. Ja kuna ta teile välja tuli, siis õiglus on teie poolel. Mis iganes asjad teil siin lahendada on. Lõvil alati midagi on kusagil, mida lahendama peab. Nii, ongi siis siin see sauade 3. Teil on siin ka keisrinna. No sauade 3 räägib sellest, et te ootate mingit uudist. Kas keegi peab kusagilt tulema? Ühesõnaga te midagi ootate. Kas te ootate mõnda inimest kusagilt kaugelt, kes on pikalt ära olnud? Ootate te temast uudiseid? Et mingisugune ootamine teil siin käib praegu. Siin on väljas ka keisrinna. No keisrinna on minu jaoks alati olnud tingimusteta armastus. Keisrinna on selline naine, kes nagu armastab kõike ja kõiki. Tema tuleb alati appi, tema tõesti aitab. Kui teil on mingi olukord, millel teil lahendust ei ole, siis keisrinna abiga te saate absoluutselt kõikidele olukordadele lahenduse. Ja mõõkade kuningast ma juba rääkisin. Vaesust ei tule. Võib-olla tõesti keegi teilt mingisuguseid rahasid nõuab. See võib ju nii olla. Et keegi kusagil küsib midagi ja teie mõtlete, et te nagu ei tahaks seda maksma hakata. Aga õiglast hinda tuleb ikka maksta, kui see, nagu see, kuidas ma ütlen siis, kui ta küsib õiglast tasu, mille iganes eest, siis seda teil tuleb maksta, aga te ei jää vaeseks. Et seda vaesust ma siin küll ei näe, ma näen seda hirmu. Hirmu sellepärast, et kui ma raha välja käin, et mis siis saab.
kõik on hästi. Ma üldse lõvide pärast mitte kunagi ei muretse, sest ma tean, et lõvidel on mitu rauda korraga tules ja seda ma ei ole mitte oma elus mitte ühtegi vaest lõvi näinud. Ma olen näinud väga ettevõtlikke lõvisid. Kõigil on midagi nagu sellist, mis sisse toob ja no pea on ideesid täis, sellepärast mina vaeseid lõvisid näinud ei ole. Ja ilmselgelt ükski vaene lõvi ka minu kanalit ei leia ega ei vaata minu videosid. Sellepärast mina arvangi, et armsad lõvid, ärge kartke seda vaesust. Tehke kõik nii nagu peab, koostage plaan, ajage asju näpuga järge, tehke nii nagu seaduses ette on nähtud. Kõik asjad lahenevad teile soodsas suunas. Teil on nii tugevad abimehed siin nagu Keis Rinna koos oma armastuse ja kõige sellega. Ja seesama Mõõkade rüütel koos Mõõkade kuninga aitab teil ka siis seda lepinguid lugeda nii nagu vaja on, et teil midagi kahe silma vahele ei jää. Et ma soovin teile igal juhul edu. Ärge kartke seda vaesust, seda ei tule, vähemalt mitte teie elus. Jah, olgu teil üks väga töökas nädal, lõvid. Kui teile minu lugemine meeldis, ärge olge kitsi, pange ikka like pöial üles, võite ka kommenteerida ja kohtume järgmisel nädalal.